Eesti on varem Euroopa meistrivõistlustel omas alagrupis ainsana võitnud vaid Belgiat ja erand ei olnud ka täna. Põlvas Mesikäpa hallis algas kohtumine küll tasavägiselt, kaitsesi saadud külalistega kohe alguses päris hästi hakkama ja kerget rabedust oli tunda ka rünnakutel. Kordamööda väravaid lisates möödus kohtumise esimesed 20 minutit, siis sai Eesti koondis justkui uue hingamise. Hästi mõjus väravavahi Eston Maruski mängu liitumine, kaitse saadi pidama ja nii õnnestus Mait Patraili, Marius Leppa ja Martin Johansoni tabavatest visetest minna juhtima esimese poole lõpuks 17-12. Päris rahul ei saa ikkagi mängu kulgemisega olla, et me oleme ikka tehnilist praaki praegu palju teinud ja võib-olla teine selline, millega veel rahul ei saa olla, on täna nagu väravaid, ei tegutse päris kindlalt, aga loodame, et teine poolaeg läheb paremini. No siin väravavahi vahetus justkui tundus, et on mingit tulu, et Eston Marusk on päris ilusaid tõrjeid teinud. No on natuke paremini tulnud ja tõrjeid palju on hakanud tagasi ka tulema, aga no need visked on natukene ka kaugemalt tulnud kui alguselt, aga ütleme nii, et annab seda mängu veel parandada, loodame parandada teisel poolel. Kohe puhkepausilt naastes tegi Eesti koondis Belgia vastu väikese vahespordi, mis viis ette 22-14. Eduseisus andis meeskonna peatreener Kalmer Musting vahepeal põhikoosseisu mängijatele hingetõmbepausi ning mänguvõimalust vahetusmeestele, siis vastas Belgia omakorda mitme õnnestunud sooritusega ning võttis kaotusseisu korraks 6 väravale 24-18. Olukord ei kujunenud aga kordagi Eesti koondisele ohtlikuks, kohtumise juhtohjad hoiti kindlalt enda käest ning lõpuks tõi see ülekaaluka 37-28 võidu. Eesti parimana viskas Mait Patrail 8 väravat, Marius Lepp, Janar Mägi ja Siimo Sokk tabasid 5 korral. Eesti jätkab Euroopa meistrivõistluste valikmänge pühapäeval Islandi vastu.